elus on olukordi, kus tuleb seista oma õiguste eest. TAS aitab. TAS, sinu õiguste kaitsja. Kuni 3. eluaastani, enne kui ta läks lasteaeda. Ta sai niimoodi, ta sai püksirihmaga, ta sai lahtise käega. Põhjendab selliseid lapse karistamist või löömist sellega, et lapsi tulebki karmikäeliselt kasvatada. Et teda on seda õpetatud ja tema järgib seda ja näed, minust on saanud nagu korralik inimene. Ma väga palun, et keegi tuleb. Me leiame lahenduse. Minu meeskonna nimi on C-komando. Siia kuuluvad juristid, psühholoogid ja ettevõtjad. Oleme eesmärgiks seadnud nõustada ja aidata inimesi nii nende isiklikes, juriidilistes kui ka tööalastes probleemides. Perevägivalla kuritegude arv on aasta-aastalt kasvanud. Kõigist registreeritud vägivalla kuritegudest moodustab perevägivald ligi 1/3. Lapse löömine on 2. astme kuritegu, mille eest võib karistada kuni 5-aastase vabaduse kaotusega. Nõukogude ajal oli lapse löömine pigem niisugune tavapärane karistusviis. Et me oleme nüüd sellest ajast edasi liikunud mitukümmend aastat ja täna on seisukohad hoopis teised ja täiesti muutunud. Laps hüsteeritses, laps tuli mulle kätega näkku kallale. Ta ammustas mind. Et sellest tuleb rääkida, selle murega te võite pöörduda politsei poole, kohaliku sotsiaaltöötaja poole ja siis kindlasti aitab teil nendele muredele lahenduse leida. Merje pöördus C-komando poole hetkel, kui ta oli 2 palja käe ja 2 väikese lapsega põgenenud naiste turvakodusse. Ta oli ära jooksnud mehe juurest, kes ei olnud vägivaldne mitte tema, vaid nende vanema lapse suhtes. Otsus oma abikaasa juurest lahkuda tuli väga raskelt, kuna abi sotsiaalosakonnast ei olnud loota. Telefoni teile helistas küll ja küsis et mis teil et ma kuulsin, et teil on probleemid. Ja siis ma hakkasin tasapisi rääkima, et mis tegelikult on toimunud. Ja siis sealtpoolt tuli vastus, et kuna te olete rahaliselt 100% sõltuv, kus teil minna on? Te tõesti arvate, et teil on kuskilt turvakodus lastega parem. Mind pandi selle, et aidata, pandi seal istuma ja mõtlema. Merje kohtus Toivoga oma eelmise eluetapi raskemail hetkel. Päevapealt töötuks ja kodutuks jäänud naine tutvus mehega sõbranna pool. Mida sa tollel hetkel tundsid? Kas sa tundsid arvumist esimesest silmapeilust? Ei, see oli see moment, et kes aitaks mind. Ja kuna ma nägin tema poolset enesekindlust või niisugust sihikindlust või selles suhtes, et ma nägin, et ta on inimene, kes võiks toetada. Kuna mul ei olnud tööd ja elamispinda, et tema käitumine oli sihukene, pani mõtlema, et tema suudab mind aidata. Oli nii, et õhtul läksin ma juba tema juurde ja nii päevapealt ma sinna jäingi. Paar nädalat hiljem sai aga Merje teada, et ta ootab last oma eelmiselt elukaaslaselt. Rääkisime mehega, et mis me teeme, et mina olen abordivastane ja ka tema on. Sest temal oli hirm see, et temal olevat arst öelnud, et tema ei saavad teha lapsi. Kui selle otsusel me langetasime koos otsused me kasvatame, et see laps jääb alles ja me kasvatame seda ühiselt koos. Lapse paarikuuseks saamise ajaks oli Merje juba aru saanud, et selles suhtes jääbki tema vaid külaliseks. Ja selles peres käivad asjad nii, nagu mees seda ütleb. Tahtis kõike saada enda kontrolli alla, et tema juhib ja on. Aga mina reguleerin lapse neid söömisi ja neid asju enda järgi ka. Ja siis ta vaikselt samm-sammult niimoodi, et mina ei saanudki aru, kui üks hetk terve mu elu, kõik oli tema kontrolli all. Mehe dominantne koht nende peres sai Merjele lõplikult selgeks siis, kui vaatamata teadmisele, et Toivo lapsi ei saa, sündis 1,5 aastat hiljem talle poeg.
Päevapealt muutus mehe suhtumine ka vanemasse lapsesse. Vahe oli vahel, mismoodi ta karistas suuremat ja mismoodi ta käitus väiksemat. Väiksemat ju hoiti. Tema ju karistada ei saanud ja ta nägi seda, et vahet tehakse ju. Tema saab karistada ja väiksem ei saa. Aga öeldakse ju, et veri ongi paksem kui vesi ning ühel hetkel ei varjanud mees seda enam. Vastsündinud inik oli mul nagu süles. Suurem poiss tuli nagu tahtis nagu pai teha, aga samas ta ei osanud. Ütlesin, et tei nagu vaikselt, tema pani patsti ja mehe poolt oli kohe automaatselt see reaktsioon, ta lükkas ta eemale. Tänapäeval on kõik asjad segamini, sinu lapsed, minu lapsed, meie lapsed ja kuidas kõigi nende probleemidega toime tulla, et ausalt öeldes on see üks päris keeruline maatriks. Kärgpered, mida Eestis on praegu ikkagi plahvatuslikult palju, on ju ka meie kõigi endi jaoks selline nii-öelda uus probleem, millega me ei ole tegelenud viimased, ma ei tea, 100 aastat, eks ole. Ja mida aeg edasi, seda karmimaks muutusid Toivo karistusmeetodid. Suurem poiss puutus mingit sükest asja, mida ta ei tohi puutuda. Telekapuldid ja kõik süksed asjad, ta sai vastu näppe ka. Ta ei lõpetanud enne, kui laps nuttis. Kui laps hakkas nutma, valust nutma, ta sai ikka tugevasti vastu näppe. See ei olnud nii, et lihtsalt vats ja tõmbad käe ära. Nagu. Laps hoidis pärast oma käsi. Tal tekkis juba hüsteeria. Jaa, ta hoidis oma käsi kinni. Mõtlesin, et ma räägin taga. Minu rääkimise peale lihtsalt ta sai vihaseks. Ma rääkisin ka lastekaitse spetsialistile seda ja kui ütles, et kui te leiate, et probleem on või niimoodi, et psühholoogi juurde. Vägivaldses suhtes loota, et asjad ise kuidagi paranevad, et teine pool võtab nii-öelda aru pähe või ma ei tea veel, mis müstilist, toredat ja head juhtub, et siis kõik uuringud näitavad, et pigem lähevad asjad hullemaks. Seoses õhtuse magama minekuga suuremal poisil tekkisid hüsteerilised nutuhood selle tagajärjel. See, et ta sai isa käest käega vastu tagumikku ja alatihti oli see ka püksirihmaga. See kestis pool aastat kuskil. Need õhtused nutuhood igapäevased. Mina olin ju see, kes läks siis teise tuppa nuttis. Sest ma ei saanud kaitsta last. Ta võttis lapsel õlgedest kinni ja lükkas ta pikali ja karjus. Sinu pärast meil probleemid ongi tätikas. Ja enamasti paraku näeme, et need sellised intsidendid ja juhtumid ei jää ühekordseks. Alatihti ta oli mul sinine nendest peksmistest, püksirihmadest, nendest. Varbid jäid järgi konkreetselt. Kui kaua see kõik nagu kestis? Kuni 3. eluaastani. Siis, kui ta läks lasteaeda. Ütleme nii, et ta hirmuga lõpetas need asjad siis ära, kui laps lasteaeda läks. Sest siis ju teised näevad. Tean, et väga paljud emad on sundolukorras ja teil ei ole lihtsalt mitte kuskile minna. Aga siin tuleb siiski valik teha, et seda ei pea kannatama ka taluma mitte keegi. Ühel hetkel sai Meri aru, et nii edasi enam minna ei saa. Arusaamine jõudis temani siis, kui lapse hüsteeria hoogudele oli tunnistajaks ka tema perekond. Juuli lõpus, mis pani hiile punkti, oli see, et meil oli Tartus. Minul õdedel oli kaksikõdedel oli sünnipäev ja siis 3. õde tegi ka sellega seoses suguvõsa kokkutuleku. Peo käigus ohtralt alkoholi pruukinud mees muutus õhtu lõpuks tüütuks ja agressiivseks peoloomaks. Keegi ei suutnud tal enam pidurit peale panna. Merje põgenes tüütu mehe eest lastega tuppa sauna, et siis vaikselt magama sättida. Lapsed istusid lava peal. Tuli mees ukse peale. Mille peale? Suurem poiss, hüsteeriliselt nutma hakkas. Seda ma ei tea. See pilt, et ta nägi niimoodi, et mees tuli mu selja tagant. Lapsed istusid mul ees. Mõtlesin, jumala hüsteeriliselt lihtsalt momentaalselt hakkas röökima mul seal. Ja ma ütlesin, et sina tulid siia, ennem oli meil kõik rahulik. Laps hakkas nutma. Palun, mine ära. Läks. Hüsteeriline
lapse juurde ja tutistas teda. Ta ei lõpetanud ennem, kui ta tiriti sealt saunast välja. Õde kutsus politsei, mina tegin avalduse ära, ta pandi jõuliselt politseiautosse ja viidi minema kainenema. Sellest hetkest sa otsustasid, et selle inimesega sa enam koos ei ela? Jah. Kui me Merjega järgmisel korral kohtusime, olid lapsed vahepeal ka isaga kohtunud. Sa helistasid mulle üleeile, ütlesid niimoodi, et nüüd on asi nagu väga hulluks läinud, et nüüd ta kasutas vägivalda suurema poja suhtes. Mis see tähendab? Temal 12. novembril oli sünnipäev. Lapsed olid tema juures. Aimates halba, et mis seal juhtunud, mis seal toimub teadmatusest. Helistasin lastekaitsetöötajana. Läks sinna ja lapsed olid voodis, nad ullasid. Niimoodi, et olid neid pidžaamasärke tõstnud ülesse. Nii et lastekaitsetöötaja nägi selga, mille peale tema hakkas küsimusi esitama, et mis juhtus või kuidas need tekkisid või. Neil olevat pahandus olnud ja isi tegi haiget. Mina soovitan minna kindlasti uurijaga ühendust võtta, taotleda lähenemiskeeldu. Ega ta vist elatist ka lastele ei maksa praegu? Ei, mitte midagi pole praegust määratud, kõik see kohtude, kõik see on alles ajamisel. Mina riigipoolset toetust veel saanud ei ole, et kohtusse minna, mul on kõik ootel. Kui sul on võimalik homme näiteks tulla mulle büroosse Tõnismägi 3A, tuua laste sünnitunnistused, enda ID-kaart ja ma teen need asjad ära. Nii et ma loodan, et kui me kohtusse läheme, siis tuleb kõva lahing ja kõva võitlus, sest isa tundub oma tegudest mitte aru saav. Merje pöördus C-komando poole seoses palvega kaitsta oma 2 väikest last vägivaldse isa eest, olles ise põgenenud 2 palja käega ja 2 lapsega Tallinna naiste turvakodusse. Tol hetkel ei teadnud Merje, et laste isa oli andnud kohtusse sisse avalduse laste ainuhooldusõiguse taotlemiseks. Tänase seisuga on siis niimoodi, et algatatud oli tegelikult 2 tsiviilasja, mis neid ühendati 1. Üks oli siis lastele hooldusõiguse taotlus, see oli siis isa poolt, kes soovis ainuhooldusõigust ja ainuotsustusõigust ja poolt oli siis esitatud elatisnõuded lastele ja loomulikult ka lähenemise keelud. Kohtuistungi ajaks oli Merje asunud elama sotsiaalkorterisse, kus tal võimaldatakse elada nii kaua, kuni ta leiab endale üüripinna. Võrreldes eelmise kohtumisega, mil haav oli veel värske, olid nii Merje kui tema lapsed saanud uue hingamise. Vanemale pojale tekitatud armid aga jäid. Mina võitlen praegust sellega, et lapsele selgeks teha, et see karistamine, see haiget saamine, mis tal toimub, et see ei ole normaalne. Ta peab seda normaalseks. See oli nii järjepidev, et laps peab seda normaalseks, et nii peabki. Et iga see rihma või vitsahoop, et see jääb sellesse lapsesse ja see mõjutab ka tema arusaamise sellest maailmast ja tulevikus ise olles lapsevanem täpselt samamoodi, et nad kasvavadki üles nende põhimõtetega. Mina sain rihma, kasvasin üles, eks ole, ja see ongi täiesti okei kasutada siis löömist kasvatusvahendina. Kui last kogu aeg pekstakse, siis ta võtabki omaks selle suhtumise, et ta ei ole mitte midagi paremat väärt. Laps võtabki seda normaalsena, kuidas vanemad elavad ja kuidas nad käituvad ja kuidas nad temasse suhtuvad. Et vahepeal oli küll, lapsed olid, suurem oli eriti agressiivne. Ta läks vennale hammastega kallale, ta tuli mulle hammastega kätega kallale. Aga ma olen suutnud praeguseks hetkeks kõik selle eemaldada temast. 17. detsembril toimuski esimene kohtuistung. Nii, kuidas läks?
läks nii, nagu me eeldasime, ootasime ja lootsime. Ja et tänane kohtuistung läheb edasi. Isa taotlust lastehooldusõiguse saamiseks ei rahuldatud või tähendab veel ei rahuldatud ja me loodame, et ei rahuldata. Isa nõudis lapsi endale, kuna temal on paremad elamistingimused, palk, sissetulek, ta on olnud väga hea isa, nagu ta väitis. Ja meie vaidlustasime just nimelt selle, et ta on olnud vägivaldne, ta on väärkohelnud last, mis on ka tõendatud, mille alusel on ka kriminaalasi algatatud. No, ma küll julgen öelda, et 2015 see lahend veel ei tule. Põhjus, miks lastekaitseametnik seda perekonda nii tihti külastas, oli selles, et korduvalt oli tehtud väljakutseid just naabrite poolt. Mida need naabrid kaebasid? Lastekisa. Ja mitte ainult lastekisa, seal oli ka, et vanemad räägivad lastega eriti kõvasti nagu kisendavad laste peale. Aga samas tõi tänasel kohtuistungil lastekaitse ombudsman välja, et ema on liiga leebe lastega. See tähendab, et lastega ei kisanud mitte ema, vaid lapsed ongi harjunud isapoolse sellise kärkiva, käskiva kõnemaneeriga. Pikkade vestluste käigus sai Merje lõpuks aru, miks tema abikaasa nii käitus. Mees oli ise kannatanud lapsepõlves järjepidevat vägivalda. Ta oli kaasa võtnud peremudeli, kus vägivald oligi normaalne. Aga Merje ei tahtnud, et tema lapsed samuti sellises teadmises kasvaksid. Laste esindaja väitis, et lapsed on agressiivsed, aga see agressiivsus ei tekkinud ju mitte emast, vaid just nimelt kogu selle pere toimimisest. Keegi pidi ju kellegist üle röökima, ema ja isa, keegi pidi siis ju kohutavalt kogu aeg röökima. Kui Merje meiega ühendust võttis, polnud tal vähimatki aimu, kuidas sellises olukorras edasi toimida. Veel vähem oskas ta loota võimalusele, et me teda ka kohtus esindada saame. Ma sain eelnevalt sellise informatsiooni, et asi oleks võrdne, et kui ei ole ühelt poolt kaitsjat, siis ei anta seda ka teisele poolele. Ja minul jäi nagu arusaam sellest, et minu sellest riigiõigusabist keeldutigi tänu sellele, et teisel poolel ei ole kaitsjat. Ja teisel poolel üllatavalt oli kaitsja ja mina ei teadnud, sest kuni praeguse hetkeni, sest mitte midagi, kui ma nägin kohtus ja kui ei oleks minul olnud täna seda inimest kõrval, siis ma olekski olnud täiesti üksinda seal. Juba mõne nädala möödudes oli esimese astme kohus oma otsuse teinud. Abikaasa kaebas selle edasi. See asi läks ringkonnakohtusse ja sealt tuli nüüd kirjalik kohtumäärus, et lapsed hakkavad üks kord nädalas kohtuma isaga. Elatis lastega on välja mõistetud. Ema elab kenasti lastega koos korteris, neil on rahulik turvaline elu. Isale on lapse väärkohtlemise eest karistus ette nähtud, määratud ühiskondlikku tööd. Ma ei kahtle hetkekski, et ta võibki olla väga hea lapsevanem, ainult et kas mõlema lapse suhtes. Toivo sai karistuseks ühiskondliku kasuliku töö, seda ühe intsidendi eest. Lapse füüsiline karistamine toimus aga 3 aasta vältel. Vaatamata sellele, et lapse karistamisest olid teadlikud nii lastekaitse kui ka naabrid, ei ole emal enam võimalik tagantjärgi seda tõestada. Selle perega on tegelenud Lasnamäe linnaosavalitsus juba aastast 2010. See tähendab, et mitte ühekordselt. Isa karmim karistamine ei muuda toimunut olematuks. Aga mis on see, mis korvaks tehtud kahju? Et tema valuväli on hetke praegust nii kõrge. Läheb õue, kukub, ta kannatab või niimoodi, et ta ei tee mitte ühte käelt. Ka siis, kui ta saaks tõsiselt haiget. Ta ei hakka nutma, ta ei ütle, et tal on valus. Loomulikult, kui see on kestnud pikki aastaid, laps on juba traumeeritud, regulaarselt füüsiliselt väärkoheldud, siis selge see, et nende laste või selle lapse traumaga tegelemine võtab ka rohkem aega. Kõige üldisemalt võib vist öelda, et täpselt see periood, mis on kulunud selle lapse vaimse või füüsilise tervise
kahjustamisele, et täpselt sama periood vähemalt kulub ka selle lapse traumadega tegelemisele ja selle lapse vaimse tervise paranemiseni. Vaatamata sellele, et Merje teeb miinimumpalgaga täiskohaga tööd ning elab ühetoalises sotsiaalkorteris, on ta siiski täna palju õnnelikum. Üksinda hakkama saamine selles suhtes saad hakkama samm-sammult ja elad ainult päev korraga ja arvestad välja endale päeva raha, mida sa ületada ei tohi. Palju see sinu jaoks on? 12.50 ja ma saan, väga hästi saan. Kuniks sa oled siin? Ja, kuniks ma olen siin. Ja selle jaoks ma teen ka. Ma saan, mul on arvestatud päevaraha, me oleme söönud, me oleme joonud, meil on kõik olemas. Ma saan isegi raha kõrvale panna ja koguda endale üürikorteri jaoks raha. Sa ei tohi üle oma piiri hüpata. Üks väga südikas noor naine ja see, kuidas ta rääkis ju ka oma hirmudest, et ta ei tule majanduslikult toime, et ta saab hakkama ja täna tal on olla palju rahulikum, ta lapsed kasvavad turvalisemas õhkkonnas, keegi ei karda, et teda lüüakse või tema peale karjutakse, et siin isegi ei saa olla mingit teist vastust kui see, et ta tegi õigesti, jah. Nüüd ootame ära veel kohtu poolt määratud ekspertiisi, mis siis tuvastab, kuivõrd ja mil määral need lapsevanemad on suutelised ja võimelised lapsi kasvatama ja laste ülalpidamist tagama ning loodame, et siis selle 2015. aasta jooksul jõuame selle hooldusõiguse nii isikuhoolduse kui varalise hoolduse küsimustes ka lõpule. Meie elu, neid etappe on olnud, see on nüüd 3., kus me oleme nagu püsima jäänud ja me saame siin rahulikult oma elu nagu jätkata ja rahuneda ja kõik eelnevalt, kõik see, mis on olnud negatiivne, kõik nagu unustada, selja taha jätta. Kohtuprotsessid Merje elus jätkuvad veel mõneks ajaks. Isa, kes on väga tugevalt kahjustanud vanema lapse psüühikat, on hakanud kohtumistel lastega neid filmima. Miks? Ikka selleks, et kõigile tõestada, kui hea isa ta on. Paraku on selline teguviis sellistes kohtuvaidlustes üsna tüüpiline. Selles kaasuses ei ole võitjaid, küll aga palju kannatajaid. Ehk tänane lugu aitas teha nii mõnelgi just selle õige otsuse. Elus on olukordi, kus tuleb seista oma õiguste eest. DAS aitab. DAS, sinu õiguste kaitsja.